aga jälle linnakodaniku küsimus, kuulame. Tere tahaks küsida, et miks Tallinnas muudeti sünnitustoetuse maksmise korda? Aitäh! Tehti see selgemaks see kord. Ilmselt on jutt nendest kolmelapseliste perede sünnitoetusest. Keegi vahepeal oli isegi inimestel selline hirm, et see on ära kaotatud. Ei ole ära kaotatud. Lihtsalt kuna seda saab iga laps eraldi, mitte et kõigi laste peale kokku, siis seda ka sõnastati ümber just nimelt nõnda, et see on lapse toetus, mitte enam ei ole selline 3 lapse toetus, aga meie Sotsiaal- ja Tervishoiuameti inimesed leiavad, et nii on täpsem ja juriidiliselt õigem. Kui keegi väidab, et ta selle tulemusena on jäänud toetusest hiljem, siis andke mulle märku, mulle on igatahes kinnitatud, et see nii ei ole ja kõik saavad oma toetuse kätte. Nii, aeg on halastamatu ja nii kodus kui ka stuudios voolab ta saate ajal märksa kiiremini. Meil on jäänud nüüd meie nii lühikesest tunnist nii paljude küsimustega väga vähe järgi. Härra linnapea, meil on siin mõned traditsioonid. Üks oli see, et me anname sõna opositsioonile, teine see, et me vaatame ka natukene minevikku, kuid kolmas ja võib-olla kõige tähtsam traditsioon on see, et tahaks heita ka pilku tulevikku. Nii, mida toob meile, ma ei tahaks kaugele teid oma pilgu heitmisega suunata kusagile aastakümnete taha. Katsume jääda nii, no ütleme märtsikuu piiresse, mida te meile linnakodanikele märtsikuuks lubate, millega linnavalitsus tegeleb. Millest te järgmine kord aru annate siin muuseas? Linnavalitsus peab märtsikuus saama valmis omapoolse nägemuse ühe küsimuse suhtes, mida ka täna siin korduvalt üles tõsteti, see on liiklusohutuse arengukava ja ma arvan, et seetõttu seda teemat, mida me täna räägime, me peame jätkama ka järgmisel korral. See ei ole üldse lihtne kava. Me räägime liiklusest terve aasta veel. Absoluutselt. See probleem ei lahenegi nii. Mis veel? Liiklusohutuse arengukava. Edasi küsimus kodudest. Loopealsel saavad märtsikuus valmis 160 uut korterit. Edasi küsimus transpordist, nii linna sees. Märtsis peaks üle antama meile 10 uut bussi, 7 uut trolli, need peaksid olema inimestele sellised mugavamad kasutamiseks, see on linna sees, aga samal ajal me taastame ka ju sellise kiirühenduse Tallinna ja Helsingi vahel, ma mõtlen kopteri ühendus, nii et transpordis on mitmeid arenguid. Edasi sündmus kindlasti saab olema see, et kuskil märtsi lõpus me peaksime alustama Vabaduse väljakul kommunikatsioonide, maaluste kommunikatsioonide. Kas see tekitab suuri häireid linnatranspordis, kui te alustate seal mingite töödega? Ma arvan, et kindlasti mingeid ebamugavusi tuleb taluda, kuigi me ei tee seda niimoodi, et kogu Vabaduse väljak ühe korraga läheb kaevamiseks. See töö algab ikkagi niimoodi osade kaupa ühes väljaku servas ja see teeb asja natukene lihtsamaks. Aga muidugi, mis on veel tähtis, märts on naistepäev ja pooled tallinlased on õrnemast soost. Märts on kooli vaheaeg. Ja muidugi märts, see on ka see, et Türi küsib meie käest kevad pealinna tiitlid ja meie peame veel mõtlema, kas me seda neile anname, sellepärast, et talve ju õieti ei olnud ja seetõttu ei julge ka kevade kohta midagi arvata. Igatahes kuldnokad on juba kohal. Kevad tuli üks kuu aega varem ja seetõttu arvan, et luuad peavad hakkama ka kiiremini liikuma ja me ei räägi sellest, et aprillis on kuskil sinne linna koristamise hoogtöökuu, sellega tuleb märtsis peale hakata. Ja üks mees meil tänaval küsis ka lihtsa asja, et mida need lumekoristajad tegelikult terve talve jooksul tegid, lund neil ju polnud. No ma usun, et lund enam ei tulegi. Nad olid valmis. Väga hea, aga no
kui otstarbekalt see valmisoleku aeg nüüd läks, see on nüüd teine küsimus. Aga aitäh, härra linnapea. Kuidas teile tundus see pikem tööpäev ja see teie kabineti laiend siin? Igal juhul omapärane ja teistmoodi kui muidu. Aga võtame teid kui töötegijad siin, mitte nii mõnusat ära oli, et aitäh, härra linnapea, aitäh teile, head vaatajad, eriti teile aitäh, kes te meile helistasite ja olite meie saate kaasautorid. Tund on väga lühike aeg, aga eeter on eeter, reeglid on reeglid ja me oleme siin sama saatega Tele Tallinna eetris täpselt kuu aja pärast. See on märtsikuu viimane neljapäev, eeldatavasti aeg on sama, kell 20.00, eeldatavasti ka meie telefon ehk sama, kuid täpsemalt sellest kõigest juba kuu aja pärast ja siis me ka kohtume.